Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 11. märts on käes, tere tulemast kuulama Digitunni saadet. Kell on 11 läbi 11. märtsil ja nagu ikka igal esmaspäeval sel ajal siis meie saade alustab. Stuudios täna Henrik Roonemaa ja Gregor Siibold uudisteportaalist Geenius.ee ja nagu eelmiselgi nädalal on hea meel tervitada Ants Lugose puhkuse ajal Mart Parvet. Tere Mart, sulle ka. Tervist. Tänases saates räägime peamiselt eelmise nädala uudistest, mida on meeldivalt palju. Mark Zuckerberg on kirjutanud hiigelpika manifesti sellest, millisena ta näeb Facebooki tulevikku ja see on suhteliselt huvitav. Eestis nõutakse e-häält üle lugemist ja meie üks tähtsama idufirmasid Taxify ei olegi enam Taxify, vaid on muutnud nime. Me vaatame sellele ka laiemalt peale, et milline see Taxify ja tegelikult kogu selle valdkonna tulevik maailmas võiks olla. Ning igasugu rohkem ja vähem tähtsamaid, suuremaid ja väiksemaid uudiseid on meil eelmisest nädalast veel teieni tuua, nii et hakkame saatega pihta. Digitund. Eelmisel nädalal siis võttis Mark Zuckerberg kätte ja kirjutas ühe järjekordse väga pika postituse Facebooki. Ta on viimasel ajal olnud sunnitud seda päris tihti tegema ja avalikkus muidugi väga tähelepanelikult jälgib seda ja tavaliselt ka üsna teravalt reageerib sellele. Aga mulle tundub, et see seekordne Zuckerbergi selline, ma ei tea, kas seda nimetada siis manifestiks või visioonidokumendiks või pikaks plaaniks, et see on natukene erinev nendest, mida ta siin viimaste kuude jooksul on muid kirjutanud. Nimelt need muidu tavaliselt viimasel ajal, need tema dokumendid on olnud suhteliselt otseselt reaktiivsed, et kuskil on mingi väga suur terav jama püsti ja siis Zuckerberg on võtnud kätte ja kirjutanud lõpuks siis pärast seda, kui jama on tükk aega olnud, on Zuckerberg kirjutanud sellise pika dokumendi, kus ta on vabandanud ette ja taha öelnud, et üritasime parimat, välja tuli nagu alati. Facebook muudab ennast, Facebook on suuteline, Facebook saab aru oma vastutusest ja sellised vabandavad dokumendid ja eks minevikus on tehnoloogia avalikkus nende üle, ma julgeks isegi öelda, ilkunud, sellepärast, et ka see muutus nagu selliseks mustriks või Zuckerbergi valemiks juba, et kui on mingi jama, et siis tema tuleb ja ütleb, et jah, tõesti, see käib väga, väga kergesti talle, et tuleb ja ütleb, et jah, tõesti, et Facebook siin eksis ja Facebook ei ole olnud oma ülesannete kõrgusel, aga küll te näete, et me oleme paremad tulevikus ja seekordne dokument on natuke eriline, sellepärast, et sellist otsest, konkreetset, akuutset jama, mille peale näpuga näidata ei ole, et miks ta pidi selle dokumendi kirjutama, aga mulle tundub, et jama on tegelikult suurem ja et see dokument on tegelikult tähtsam, kui tema viimaste kuude asjad on olnud. Nimelt, mida ta siis kirjutab, siin keegi pealkirjastas selle Ameerikas väga, väga vaimukalt, et Zuckerberg avastas privaatsuse. Nimelt, see on selline väga pikk dokument, kus ta endale omaselt siis väga ilusasti kirjutab sellest, et milline on tema nägemuse järgi ja sotsiaalmeedia tulevik ja sotsiaalmeedia võrdub tänapäeval maailmas Facebook valdavalt, ehk siis milline on Facebooki tulevik ja ta on väga ilusti välja toonud, kuidas tema arvates see peab olema väga privaatsuse keskne. See on, ta kujutab siis ette, ta viseerib sellise interneti ja sellise sotsiaalvõrgustiku, sellise Facebooki, kus ei ole võltskontosid, kus inimesed alati teavad, kellega nad suhtlevad, kus see suhtlus on inimeselt inimesele krüptitud, nii et mitte keegi ei näe sinna sisse, kaasa arvatud Facebook, kus ei hoita tarbetult vanu sõnumeid alles ja sa ei pea muretsema sellepärast, et sul on mingisugune 6 aasta tagused mingisugused sõnumid, mida keegi hakkab lugema, et hästi selline pehme, nunnu, roosa, turvaline internet on see, mida Zuckerberg oma tekstis ette kujutas ja nii palju, kui ma olen vaadanud reaktsioone, siis avalikkus ei osta seda ära praegu. Ega ei saagi osta, kui seda dokumenti nüüd vaadata, siis tuleks seda ilmselt kõrvutada sellega, et Facebook on kaotanud enda reputatsiooni Ameerikas ja kogu maailmas on langenud Ameerikas nüüd peaaegu siis 100 tuntuma firma sinna alumisse otsa, mis on ka päris nagu erakordne, eks ole, ja reputatsioon on langenud ja nüüd Zuckerberg oma selle dokumendiga
justkui mida ta siin lubab, on see, et no näiteks, et on privaatne, tee vestlused ei leki kuskile ja siis saab nagu reguleerida ikka kuidagi paremini, kes mida näeb ja võib-olla postitused kustuvad mingi aja jooksul ise ära, sõnumid ka kustuvad ära ja et valitsused ei näe neid, et see on nagu kõik väga tore, aga see ei ole see, mida Facebookil on ette heidetud ja see, mille pärast nende reputatsioon on langenud sellepärast, et punkt 1, nad on teinud nende platvormi selliseks algoritmiliselt võimalikult ärritavaks, nad ei näita sulle seda, millesse sa oled subscribe'inud, vaid näitavad sulle seda, mis ajab sind rohkem närvi, kuhu sa rohkem reageerid, kuhu saab rohkem reklaami näidata ja selline, ma ütleksin, jesuiitlik suhtumine sellesse platvormi on viinud sellesse seisu ja nüüd sellest nagu selle tagasi keeramiseks, selle lahendamiseks ta näiteks kirjutab, et nüüd saad hakata Instagramist otse WhatsAppi sõnumeid saata, no aitäh. Gregor, mis sina arvad? Mina näen seda veidike sellise pigem kõikide nende viimaste probleemide kulminatsioonina ja sellise veidike tuleviku päästepaadina, ehk siis iga järgmine kord, kui mingi järgmine jama tuleb, mis kindlasti tuleb, ilmselt tuleb see kuskil nädala aja pärast, saab Zuckerberg näidata näpuga selle dokumendi poole. Või saab uue dokumendi kirjutada. Ei, ta näitab selle sama dokumendi poole näpuga, et vaata, meil on siin pikk plaan, me teame, mis me teeme, meil lihtsalt läheb aega, et see kõik nüüd käima panna, need uued süsteemid käima lükata, aga uskuge meid, meil lähevad asjad paremaks, ei ole vaja meil firmat laiali hakata lammutama, ei ole vaja ära joosta kuskile, kõik on kontrolli all, me teame, mis on viga, me teeme kõik korda. Mulle torkab silma, et sellise visioonidokumendi kohta on siin väga vähe visiooni. Visioonidokumendid tavaliselt algavad mingisuguse sellise manifesti või mingisuguse kõrgetasemelise eesmärgiga või üleskutsega. See ongi selline liidritöö, kehtestada mingisugune suurem üldplaan või mingisugune järgmine suurem verstapost, milleni on plaanis jõuda ja see ongi siis liidritöö, aga siin ma ei näe, et seda liidritööd oleks tehtud, et kui Facebooki põhiline liider, siis suunanäitaja hakkab tegelema küsimustega ala, et Instagramis saaks WhatsAppi otse sõnumeid saata, siis ma ei näe siit mingisugust suurt päästuvat visiooni, kui see oleks olemas, siis võiks arvata, et Mark Zuckerbergil on veel seda sisu, et Facebook viia mingile järgmisele tasemele, sest see tase neid siit ilmselt enam edasi ei vii, aga ma ei näe siit seda liidri sisu. Ja teine asi, nagu Gregor väga tabavalt märkis, et Zuckerbergi horisont on hästi pikk, et ta korduvalt seal kirjutab, et over the coming years ja järgmise, ma ei tea, 2-3 aasta jooksul ja et ta on võtnud selle tänase probleemi, mis on tal akuutne ja ta on tõstnud selle lahenduse niimoodi mõnusalt kuhugi aastasse mingisugune 2021, 2022, et tal ongi, ta on nagu väga pika lahenduse võtnud selleks ja teine asi, mida ma ei saa ikkagi päris täpselt aru, on see, et mul tekkis seda dokumenti lugedes küsimus, et huvitav, kas me peaks nagu hakkama maksma Facebookile või? Et nende kogu tänane ärimudel on üles ehitatud suhteliselt vastupidise asja peale, kui see, mida ta seal kirjutab. Tänapäeval, ma ütleks, internetis inimesed ei ela nagu linnades, vaid elavad nagu kütid korilas, et liikudes ühe lõkketule juures teise juurde ja meie oleme Henrikuga näinud aastakümnete jooksul juba neid erinevaid lõkketulesid, mille juurest on mindud järgmiste juurde ja selline see protsess ongi olnud, nii et kas nüüd Facebook peab siis saama selliseks internetimaailma esimeseks jäädavaks suureks metropoliks, mille ümber kõik koguneb või ongi see loomulik protsess lihtsalt, et nüüd hakatakse minema mingite järgmiste lõkketulede juurde? Aga seda järgmist ei ole ju tegelikult. Et inimesed väga uhkelt raporteerivad, et ma kustutasin oma telefonist selle pagana Facebooki ära, ma olen Instagramis. Halloo, see sama firma. Kusjuures veidike siit dokumendist minu meelest tuleb ka välja see, et ta otseselt ju ei räägi, ta räägib põhimõtteliselt peamiselt, ta räägib Instagramist, ta räägib sõnumitest ja siis ta räägib nendest kustuvatest piltidest, aga selline Facebooki olemus kesk nagu see, et inimene paneb sinna oma foto, postitab sinna mingisuguse lausekese ja märgib, et mis talle meeldib, samas selle kohta nagu juttu ei ole, et seda kuidagi rohkem kaitstaks kui varem, ehk siis suuresti mul on välja, et see sama andmestik, mis hetkel kuskile reklaamimootoritesse sisse söödetakse, seda tehakse edasi ka 6 aja pärast, aasta aja pärast, 2 aasta pärast ja samamoodi kõikidelt lehtedelt, kus see Facebooki like-nupp on. Ja siis teine visioon on see, et kuna ta suhteliselt vähe või kas üldse, ma ei mäletagi, puudutab kogu seda newsfeed-induse ja seda teemat, et mis see avalik info on, mis Facebookis levib ja mis sellega teha. Sellest ta nagu eriti ei räägi, ta räägib sellest, et kui mina Mardile saadan, kuule, et lähme kinno, et see on privaatne. Seda küll, sellepärast, et Facebook ju on omandanud sellise propaganda ja libauudiste pesa või sellise kloaagi maine ja nüüd see oleks just nagu, et meil on selline restoran, kus probleem on, et kelnerid petavad klientidelt raha välja, aga vaadake, me riputame uued kardinad näiteks kuskile üles, sellise mulje, et on minust natuke. Ja, nii et vaatame, mis sellest edasi saab. Iseenesest mul põhimõtteliselt poleks mitte midagi selle vastu, kui Facebook teeks ära kõik selle, mida Zuckerberg lubab, aga lihtsalt see on tõesti, see on mingi 4. lahendust või 5. Newsfeedi võiks ka äkki korda teha. See on nagu, et see on, tundub mulle akuutsem
lihtsam. Kuigi nad nüüd muide võtsid just ka, minu meelest eelmise nädala tuli see uudis, et nad võtavad näiteks vaktsineerimisvastaste sellise valeinfo levitamise väga kõvasti käsile või hakkavad neid poste siis nagu allapoole suruma. Nii et mingisugune tegevus seal käib. Aga ma olen seda varem ju ka kuulnud, et hakkavad neid allapoole suruma ja sellist asja. Ja no pikk plaan. Okay. Nad on ju Eestis ka ühe sellise sarnase lehe, kui MMS-i teema meil siin oli, selle lehe nad panid kinni, kui nad vaktsineerimisvastaste lehed ka kinni panevad, siis põhimõtteliselt see läheb lõpuks ikkagi samasse auku, et nad enam-vähem on näidanud, et kui väga-väga vaja on ja kui väga metsik surve on, siis küll nad suudavad miskit kinni ka panna. Iseenesest see muudatus on märkimisväärne, et kui nad aastaid ja aastaid käisid ja jaurasid, et meie oleme platvorm, me ei tea midagi, mis siin inimesed kirjutavad, meid ei huvita, et ärge meid tehke vastutavaks, siis see surve on ikkagi vilja kandnud, et nad on suhteliselt aktiivselt võtnud selle platvormi modereerimise ikkagi ise käsile. Ja see on väga märkimisväärne muutus. Mis neil üle jääb selles mõttes, et neid iga päev ju pekstakse meedias USA valitsuse poolt, kõikide teiste valitsuste poolt, et kaua aega sa peidad pead liiva alla ja ütled, et sa ei tea mitte midagi. Aga põhimõtteliselt nad võiks minu meelest Zuckerbergi seda dokumenti lugedes ostku Signal ära, et Signal teeb seda kõike juba täna. See ei ole vaja 3 aastat oodata ja Messengeriga olen nokid seda minu arvates. Aga olgu, me teeme siit pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Lähme digitunniga edasi ja kui me juba Facebookist rääkisime, siis tasub ära mainimist, et vahepeal üks turvaviga ka ikka leitud. Gregor, sa tegelesid sellega? Jaa, Facebookis leiti üks järjekordne turvaviga, mis veidike läheb sinna samasse auku, mis meil siin möödunud sügisel leiti, kus mingisugused teenused, mingisugused rakendused said inimeste kontodelt siis näha infot, mida nad ei oleks tohtinud näha. Nüüd on samasuguse probleemiga nakatunud ka Facebook Messenger ise, ehk siis vigaste elementide tõttu said oskuslikud inimesed vaadata Messengeris, kas 2 kasutajat on omavahel rääkinud, et võrreldes eelmiste suuremate jamadega, kus otseselt mingisugused andmed on lekkinud või midagi sellist, siis on tegemist oluliselt väiksema probleemiga, ehk siis lihtsalt selline binaarne ei või jah vastus, et kas 2 inimest on omavahel rääkinud või ei ole rääkinud, et seda millal nad rääkisid, millest nad rääkisid, kui palju nad rääkisid, et midagi sellist ei lekkinud, aga tõesti järjekordne probleem Facebooki küljel, millega tuleb tegeleda, lubaduste kohaselt on see viga ära parandatud, muidugi kui juba ükskord põhimõtteliselt sama jama on, nüüd on teist kord oli samasugune jama, siis huvitav, millal ka 3. kord tuleb ja kust see tuleb. Mulle tundub ikkagi, et see, mida me siin võib-olla mõned aastad tagasi veel pool naljaga mainisime siin saates, et käsitle iga interneti kirja pandud asja kui avalikku asja, siis see ei ole tegelikult enam täna mingi nali, et kui me ükskõik mis teenuses kusagil suhtleme omavahel, no ilmselt tuleb kuskil kuklas arvestada sellega, et ühel päeval võib see kõik olla kuskil torrentis üleval. Küsis üks sõber, kes käitleb sellist töö tõttu privaatsemat informatsiooni, küsis, et kuidas ikka seda salasõna valida ja siis ma naljaga pooleks soovitasin talle, et pangu eesnimi ja perekonnanimi üks järele, siis vähemalt puudub sul igasugune illusioon selle osas, et seal midagi väga turvalist aset leiab. Et sul ei teki sellist võlts turvalisuse tunnet, et see on privaatne. Ja no isegi ma mõtlen seda, et kui teenused, ütleme, võtame selle sama signaali, mille näite ma tõin, eks ole, et ma usun, et need paranoikud, kes seda signalit teevad, et nad tõesti teevad seda hästi ja et see tarkvara on suhteliselt turvaline, siis ega mul puudub küll igasugune kontroll ja mul puuduvad illusioonid selle üle, et kui keegi võtab oma mingi Androidi telefoni, kus on 100 väga kahtlast äppi ja seal midagi toimetab, et sealt midagi näiteks rändama ei lähe. Neid kohti on nii palju, neid võimalusi on nii palju, et isegi kui üks äpp on jube turvaline, siis see tegelikult ei pruugi mitte midagi tähendada. Aitab see, kui panna muidugi hõbepaberist müts pähe. ja kõva häälega lallallaa korjada, kui sa midagi teed. See on meie soovitus. Ja, ametlik digitunni soovitus. Nüüd on see koht, kus me peame üles tunnistama, et me ei tee seda saadet mitte päris otse, vaid me oleme reede õhtul siin pärast tööpäeva lõppu olude sunnil stuudios ja peame ütlema ka uudis, et 2 erakonda Eestis on nõudnud e-häälte ülelugemist, et võib-olla nädalavahetusel loetakse üle, tuleb sealt mingi suur jama välja, aga Elurikkuse erakond ja nüüd ka Rohelised on liitunud sellega, et peaks üle lugema need hääled. See oli mingi protseduuriline küsitavus oli seal sees. No see protseduur tundub nii keeruline, et siin on mõnevõrra loogiline, et mingi küsimusi tekib, aga samas see tundub nii keeruline, et see tundub vähemalt pealt näha väga-väga turvaline. Analüüside ase on meil võimas muidugi sinna. Kui see tulemus selle ülelugemise protsess läbi luges, see meenutas mulle umbes samasugust lahendust, et kui saad palka, siis kui ei usalda neid pankasid, siis võtad automaadist, võtad raha või kui usalda pangaautomaadist, võtad pangaautomaadist raha, sulas välja ja viid panka, et see oleks kindlas kohas see kogu protsess
meenutas mul umbes seda. Ja neid hääli on nii palju, kui ma uudistesse süvenesin ja seda protsessi nüüd jälgisin, Geenius kirjutas ka pika loo, et kuidas see nüüd siis ikkagi käib täpselt see ülelugemine, siis see fail on see sama. Et ega kuskil ei ole mingisugust 10 erinevat faili, mida loetakse, eks, et see fail võetakse, pannakse uuesti arvutisse, ta on tänaseks juba siis 2 korda pandud sinna, et kui hakatakse üle lugema, siis pannakse 3. korda veel ja vaadatakse, et kas tuleb sama tulemus, kui me sama faili uuesti üle loeme. Minu jaoks küsimus, et kust kohast sellisel juhul see erinevus üldse tulla saab, sest arvutid ju targad masinad ei tohiks teoorias vigu teha, et kui just kõvaketta nõel ei hüppa ja jätta pooli hääli vahele, siis kust on see koht, kus see viga peaks tulema? No eks lähtekoodist peaks viga tulema, GitHubis on e-hääletuse lähtekood olemas, Elurikkuse erakond ja see teine erakond peaksid siis selle endale deployma kuskile masinasse, selle käima tõmbama ja siis testima seda ja lugema selle lähtekoodi läbi ja see on muidugi suur hulk askeldamist, aga ma arvan, et selle häälte ülelugemisega nad ka targemaks ei saanud, nii et 50-60. Ei tea, aga tekkis selline laiem küsimus selle teema juures, et kaua meil need e-valimised juba on, üks selline 10 aastat, rohkem juba, peast nüüd nagu mingi selline kas kogu aeg ei olnud? No enam, nad on kogu aeg olnud, on ju. Et huvitav, et kui kaua veel, nagu mitu aastat veel me saame jaurata nende e-valimiste üle. Et kas ikka on ja kas peaks ja ega sina, Henrik, ka ei tea, kas e-hääletus on turvaline või ei ole, sa arvad, et see on sellepärast, et sa usaldad riiki ja institutsioone ja mina ka usaldan riiki ja institutsioone ja kui kodanik ei usalda riiki ja institutsioone, siis see, et e-hääletus võib-olla ei tööta päris õigesti, on selle kodaniku kõige väiksem mure selles murede hierarhias, ega seal ei olegi midagi muud kodanikuna teha. Jah, võib-olla see on nagu selline herpese viiruse asi või et sul see viirus istub kogu aeg nagu sees, aga aeg-ajalt ta avaldub mingisuguse punni nagu kusagil nina all luule peal, eks ole. Et selle e-valimistega samamoodi, et sul istub kogu aeg sees see, et sa ei usalda riiki, aga et siis perioodiliselt kord 2 või 4 aasta jooksul see avaldus, pisvinn tuleb välja, et nüüd olid need e-valimised, et me tegelikult ikka ei usalda ja siis see pisvinn läheb lõhki, paraneb ära ja paari aasta pärast on ta sul jälle seal samas platsis ja sa jälle tegeled selle ravimisega. Et ega siin ma arvan, nagu tõesti, et võib-olla ei muutugi mitte midagi elu sees, et see on selline väga mõnus koht, kus perioodiliselt mingid kodanikud saavad öelda, et ma ei usalda seda, mida riik teeb. No see periood peaks meil tulema paari kuu pärast nüüd ju kohe uuesti, kui meil on Europarlamendi valimised ka, kus saab ilusti ka e-häält anda, saab samamoodi huvitav olema näha, et kas need on need samad erakonnad, kes ütlevad, et nad ei usalda seda või tulevad keegi uus välja, kes kaotab ja järsku otsustab, et ei need e-hääled kuskile kõlba. Ja mis on meil omamoodi huvitav on see, et kui meil on selline naaber idas, nagu meil on, ja me teame, et Venemaa küberründevõimekus on päris hea, et oleme näinud nagu igalt poolt maailmast, et siis et see, et Reformierakond võitis väga suurelt valimised, tundub mulle nagu väike asi selle kõrval, et kui näiteks kui mõni teine erakond oleks võitnud väga suured valimised, et see tulemus oleks erakordselt ebaloogiline. Et siis ma võiks öelda, et kuskilt väljaspoolt oli mingi hästi suur, tohutu kübervõimekusega riik, on ju, kes siis võttis seda Eesti e-valimiste nagu süsteemi häkkida. Nüüd, et päris täpselt ma ei kujuta ette, kuidas Reformierakond seda teeks. Ma kujutan oluliselt paremini ette, kuidas näiteks Venemaa suudaks sudida spioonidega midagi teha, maksta, häkkida. Aga et kuidas Jürgen Ligi ja ma ei tea, kes seal veel on, Kristen Michal ja Heidi Purga läheksid kolmekesi nagu e-valimisi häkkima Reformierakonna kasuks. Seda mehhanismi või seda loogikat minu peas nagu ei ole eriti. Ma ei tea, kas... No eks sa ilmselt usaldad riiki ja institutsioone. See on see minu viga. Selge. Me teeme siia väikse pausi ja siis jätkame saadet. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitundi, Henrik Roonemaa, Gregor Sibold ja Mart Parve eelmise nädala tehnoloogia uudiseid lahkamas ning võtame siis ette sellise uudise, mis nagu on uudise, mis ei ole ka uudis, aga tundub ei ole tähtis olevat. Nii et meie miljardiväärtusega startup nimega Taxify ei ole siis eelmisest nädalast enam Taxify, vaid kannab uut nime Bolt. Nimi tegelikult ei ole ju nii väga uus, sellepärast et Prantsusmaal Pariisist on seda nüüd juba mitu kuud, äkki isegi umbes pool aastakest või peale kasutanud oma elektritõukerataste puhul, mis on kõik sellise Bolti sildiga ehitud, muidugi Taxify äpist neid sai, aga samas nagu nimi idee poolest ei ole võõras. Jah,
ise nad siis mõistlikult põhjendavad seda, et see pidada sümboliseerima elektrit ja elekter on transpordi tulevik ja lisaks siis siin on näha, et startup kunagi võttis sellise valdkonnaspetsiifilise nime Taxify ja hakkasid tegelema taksodega, aga siis hakkasid tegelikult taksodest ka eemale liikuma, alguses nende strateegia oli just taksojuhtidega töötada, taksofirmadega ja siis nad hakkasid minema sellit nagu inimeselt inimesele sõidu jagamise suunas, et ka minusugused saavad hobi korras näiteks sõita ringi, et siis juba see taksoasi jäi sinna nagu natuke võõraks ja nüüd, kui nad tegelevad elektri nende tõukeratastega ja viska kuskil mootorratastega lausa, nad hakkavad muutuma selliseks üldiseks transpordilahendus ettevõtteks ja sellepärast see nimi ei sobi, nii et startupid, kes võtavad nimeks mingisuguse asja, mis neil selle äge tundub, võib-olla tasuks mõelda ikkagi mingisuguse sellise ilusa geneerilise nime peale. Muide, meil hakkab täis saama 5 aastat sellest 12. mai saatest aastast 2014, kui Markus Villig, asutaja, siis käis meil rääkimas Digitunnis ja me ikka pidime küsima, mis see Taxify on ja räägime ikkagi ka saatekuulajale, kes ei tea, mis on Taxify, mis asi see on. Kas see oli ainult 5 aastat tagasi või? See oli 2014 aasta siis 12. mail oli see saade, ma natuke kuulasin seda ka, näiteks ma kuulasin sealt välja, et ma küsisin Markuse käest, et kus sa neist kliente said, kus sa esimesed kliendid said ja siis ta vastas, et esimesed 150 klienti värbas ta ise, käies mööda linna ja jagades taksojuhtidele flyreid. Ja ma mäletan, ta on seda ka mingis, kas ta vist käis Restardis ka külas, siis ta rääkis, kuidas ta käis koputas taksojuhi aknale, siis taksojuht keris akna alla ja siis ta hakkas rääkima, tere, et ma olen siit sellisest firmast Taxify ja äkki võtate kasutusele. Et see oli väga võimas. Suurepärane algus, et nii peabki tegema neid startup'e. Aga huvitav on see, et veel üks eelmise nädala uudis oli samast valdkonnast, investeeringu uudis. Nimelt jaapanlaste SoftBank pani raha ühte sellisesse Aasias tegutsevasse Taxify'sse põhimõtteliselt, mille nimi on Grab. Ja mulle tundub, et vaata, Tallinnas oli ka üks selline mood, et restoranid panid kõik täpselt samasuguseid nimesid endale. Ma ei tea, lusikas, nuga, kahvel, petersell, basiilik, ma ei tea, mis nad kõik olid. Ja lõpuks ei saanud enam üldse aru tarbijana, kas kahvel on vanalinnas ja lusikas on Õismäel või et kas petersell on ühes kohas ja koriander teises kohas. Et need sõidujagamis ettevõtteid, see sõidujagamine on, ma ütlen uuesti, on väga loll termin, seal ei ole sõidu jagamisega küll midagi pistmist enam tänapäeval. Aga et neid on maailmas palju tegelikult ja me siin Eestis võib-olla kujutame ette, et on Uber ja siis on Taxify ja siis maailmas käib suur möll nende vahel. Aga tegelikult, kui me numbreid vaatame, siis see Taxify ei ole maailma kõige tähtsam selline uus taksofirma sugugi mitte. Nimelt, kui Taxify's hiinlased panid vist pealt $100 miljoni. Seda vist ei ole avalikult öeldud, aga kuskil niimoodi õlleklaasi taga on enam sellised summad läbi käinud. Ja Taxify väärtus on seal $1 miljard, siis sellesse Grabi panid jaapanlased praegu investeeringuna sisse 1,5 miljardit. Lihtsalt kõmdi. Ja kokku on see sama Grab tõstnud siis üle $4,5 miljardit ja seal on lisaks SoftBankile veel Toyota ja Hyundai ja Microsoft ja terve rivi mingisuguseid teisi ettevõtteid sees. Nii et see valdkond on maailmas mega suur. Ja Taxify ei ole, tegelikult ta ei ole täna selle valdkonna kõige suurem tegija üldse mitte. Kui Uberit vaadata, siis Uber on ka metsikult raha tõstnud ja suur firma, aga aina rohkem jääb mulje, et mida kõrgemale nad ronivad, seda kõrgemalt on neil pärast alla kukkuda, nii et oma väärtus on ka selles, kui teha asju õigesti, võib-olla niivõrd suurelt, kuivõrd õigest, see mõõde on ka sellepärast, et Uberi probleemidest ilmselt olete ka saates rääkinud, nii et kiire üledimensioneeritus on üks hea asi, kui on võimalik minna turule Amazoni moodi tekitama sellist väga tugevat esimese tuli ja eelist, aga kuna seda niikuinii sealt tulemas ei ole, siis võib-olla selline teha võib-olla väikselt, aga õigesti ei tundu ka nagu väärtusetu pehmelt. See ongi ju ka Taxify strateegia, et nad juba pigem lähevad ka turule, kus on see potentsiaalne klient on välja koolitatud mõne konkurendi poolt, ehk siis tee on lumest lahti lükatud, jah? No just täpselt ja samas kuskil nad ütlesid, ma nüüd ei leia kust, aga et investoritele ka ju meeldib, kui on firma, mis ei põleta $1 miljardit aastas, vaid nagu toob isegi näki natuke mingi hetk raha sisse lõpuks, et kaua sa ikka seda raha siin alla lükkad. Aga kui me vaatame korraks seda elektrivisiooni ka nüüd, et miks Taxify üldse Boltiks muutus, Bolt tähendab sellist välgunoolt või mingit elektrinoolt eesti keeles, siis ma tean, et Markus Villiku sinna väga tugev visioon on kogu aeg olnud laieneda või võib-olla ühel hetkel üldse need taksod nagu ära unustada ja küsida, et aga mis on see järgmine transpordiviis, millega näiteks inimesed linnades üldse liiguvad. Ja me teame, et kui kiiresti praegu areneb see sama elektritõukside äri maailmas. Ja mis on seal huvitav on see,
et neid firmasid on hästi palju, sinna on väga palju raha pandud sisse, need on ka miljardeid ja miljardeid tõstnud ja täna on neil probleemid ja esimene probleem on see, et need tõuksid peavad suhteliselt vähe vastu. Keskmine vastupidavusaeg, ma ei mäleta, ühel nendest firmadest on numbrid välja öeldud, on 23 päeva. Nii et kui sa paned elektritõukeratta kuhugi tänavale, siis põhimõtteliselt vähem kui kuu aega ja ta tuleb maha kanda. See maksab ka ju samas nii vähe, mis vahet sellel on, et ta nii kiiresti maha kantakse. Ja esiteks ta maksab vähe ja teiseks on, mis on huvitav, on see, et kui sa hakkad autot nii-öelda parendama, et põlvkondade kaupa ehitad järjest paremat autot kogu aeg, siis see võtab suhteliselt palju aega, sest auto on väga suur ja keeruline kallis asi, aga nüüd siin valdav arvamus on, et elektritõuksid teevad 5 aasta jooksul läbi väga suure hulga sellised põlvkondlikke arenguid, mis 5 aasta jooksul jõuaks 1-2 põlvkonda autosid läbi arendada, aga kuna need elektritõukerattad on nii väiksed ja need suhteliselt lihtsad seadmed, siis põhimõtteliselt me 5 aasta jooksul jõuame 5-10 põlvkonda neid tegelikult läbi arendada, 1-2 tükki aastas tuua täitsa põlvkonna muutusi välja ja need probleemid lastehaigused läbi põdeda ülikiiresti. Nii et kui täna keegi vaatab sellele elektritõukerataste ärile otsa ja ütleb, et kuulge come on, et 23 päeva ja see ei ole võimalik, siis see olukord muutub siin, ma arvan, päevadega või võib-olla nädalatega. Nii et see visioon on väga huvitav. Sina, Gregor, käisid ju, kus sa käisid, Pariisis või Barcelonas, kus sa sõitsid nendega? Ma käisin Pariisis, ma sõitsin kõik need tõukerattad läbi, mis seal olid või peaaegu kõik ja suuresti hetkel ju nad kõik kasutavad peaaegu sama mudelit, minu arust kõik, suuresti kõikidel on need Xiaomi tõukerattad, mis ka Eestis üsnagi populaarsed osade inimeste seas on. Laim on vist ainuke, kellel on mingisugune enda välja töötatud produkt, suurem, uhkem, võimsam veidikene. Aga kuidas see käib räägi, et sa lähed, jalutad mööda tänavat Pariisis on ju, näed, et kuskil on see mingi roheline Laimi ratas või siis see Taxify Bolti ratas. Mis sa teed siis? No päris niimoodi, et ei ole jalutad, see pigem käid ja koperdad järjest need otsas, kõik kohad on neid täis lihtsalt nagu nad lihtsalt vedelevad tänaval kuskil? Nad lihtsalt vedelevad tänaval absoluutselt igal pool. Ja nad ei ole mingis hoidjas kinni, nagu näiteks Tallinna linnarattad on? Ei, põhimõtteliselt, kui sa kuskile metroopeatus ette satud, siis seal neid on umbes 20 tükki, kui sa oled mõne suurema vaatamisväärsuse juures, siis seal on neid samasugune hunnik, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et sa ei saa tänaval ringi vaadata ja sa ei näe mõnda tõukeratast. Nii, okei, aga nüüd sa oled siis turist Tallinnast, näed seda tõukeratast, mõtled, et ma ei viitsi jala käia, mis siis saab? No näiteks kui näed Taxify või Bolti tõukeratast, võtad oma Taxify äpikese lahti, klikid seal rakenduses tõukeratta ikooni peale, lähed sammud lähedale sellele tõukerattale, seal on QR kood on peal, lenkstangi peal, skännid sisse selle koodi, teeb piiks ja hakkad sõitma, muud polegi. Muide ka teine Eesti ettevõte Go Module on seotud selles sama asjaga. Go Module on siis Eesti startup, mis teeb seda elektroonikat, connected elektroonikat, millega siis kuidagi neid rollereid välja renditakse. Ma selle spetsiifikat ei tea, aga see on ka keeruline nagu e-valimised. See on mingisugune keeruline värk, aga targad Eesti inimesed teevad seda keerulist asja. Aga sa sõidad ära, Gregor, jõuad kohale sinna Eiffeli torni juurde ja siis tahad ratta ära anda. Siis sa hüppad maha oma tõukeratta pealt, võtad taskust ja läpi välja, skännid uuesti selle koodi sisse ja jalutad südamerahus minema ja ei näe mitte kunagi enam seda sama tõukeratast, sest ilmselt on 20 päeva pärast katki ja sa uuesti sinna sama kohta ei satu vahel. Sa võid selle lükata lihtsalt kuhugi, ma ei tea, prügikasti vahele, põõsasse tänavale, paned seinanajale püsti, kõik ja. Just, et põhimõtteliselt see rakendus ütleb sulle, et ole viisakas, ära seda kellegi uksi ette pane, aga sellised paned seina äärde, tee äärde, kuhu iganes, et hommikuti need on ilusasti ritta pannud, kui need on just välja toodud, kuna öösel neid kuskil laetakse, tullakse, pannakse ilusti ritta, aga siis loetud tundide pärast nad on kõik üle linna laiali. Minu meelest on väga kihvt, minul meeldib see mõte. See on natuke võib-olla jätab kohati raiskava mulje. Pariisis käisin ka ise hiljaaegu ja seal vedeles tegelikult nagu pillapalla neid niimoodi rõvedalt laiali ja San Franciscosse pole viimasel ajal sattunud, aga räägitakse, et seal on ka kohalikud pahased selle peale, et need vedelevad lihtsalt risti põiki jalus sellepärast, et need ei ole nagu tegelikult kellegi omad, nad ei ole isegi selle firma omad õigesti sellepärast, et niikuinii tuleb need 20 päeva pärast ümber käidelda ja ega nad loetud ei ole ja kui on ikkagi sul mingisugune sinu enda asi, sa hoiad seda ja selles mõttes on see keskkonnasäästlik, et seal kerges ikka risustamise või raiskamise maik on veel küljes, aga arvates seda õnnestub kuidagi selle ökonoomikaga lahendada, kui sa ikka selle kuidagi laokli jätad, siis ma ei tea, juhtub äkki mingi paha asi või kuidagi võiks see olla see reguleeritud. No samas transpordi mõttes on ta lihtsalt väga-väga mugav, kui olles ise olnud just nädal aega Pariisis puhkusel, kui varem oleks pidanud kogu aeg kuskile metroo või taksoga sõitma, siis nagu väga-väga-väga mugav lihtsalt sõita, näha, et inimesed sõidavad seal kahekesi peal, mõnikord on isa 2 lapsega 1 tõukeratta peal, minnakse lihtsalt, et kõik naudivad, kõikidel on lõbus ja see lõbu ongi seal ilmselt ka väga suur faktor, et see on lihtsalt
lahe on sellega sõita, see on midagi teistmoodi selle autos istumine. Jah, ja muidugi juhin tähelepanu, et kui me siin Eesti jalgrattasõbrad toovad alati eeskujuks ja kogu maailmas tuuakse Amsterdami eeskujuks, kus väga paljud inimesed sõidavad pidevalt rattaga, siis Amsterdamis jalgrattareostuse probleem on reaalne. Ka tavaliste rataste puhul. See, et nad on ka tihtipeale sellised vanad logud ja neid pargitakse ja jäetakse ja varastatakse ja vandaalid käivad nende kallal. Et sellest lahti ei saa, vähemasti nii lihtsalt. See rattareostuse probleem on äärmiselt suur ka ju Hiinas, kus kui Eestis, Euroopas on siin see elektritõukerataste laenutamine väga suur teema, siis seal on hetkel see rataste laenutamine, kus lihtsalt tuhandete ja tuhandete kaupa iga päev lükatakse neid laenujalgrattaid tänavatele, mis lihtsalt ongi kuhjadena linna vahel igal pool. Hüva, me teeme siia pausi ja siis saate viimane osa. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitundi ja võtame siis, meil on ikkagi tarbijasaade, et paneme paar tarbija uudist ka sinna. Esimese toob meieni Gregor Sibolt, kes üritas Eestist osta AirPodsi kõrvaklappe ja kaupmehed laiutsid käsi ja küsisid, et no, mis sa veel tahad? See on väga kummaline, sellepärast, et kui ma umbes paar kuud tagasi tahtsin AirPods osta, siis ma jalutasin poodi sisse, võtsin need riiuli pealt ja läksin minema. Mulle öeldi, et tule palun 2 nädala pärast tagasi, broneeri endale ära, siis äkki saame sulle ühed anda. Sest nagu tuleb välja terves Eestis ja ilmselt ka suuresti meie lähiregioonis on otsa saanud need AirPodsi klapid ja mitte ainult sellistes nurgapealsetes poodides, vaid ka täiesti ametlike edasimüüjate juures, kes on Apple'i poolt tunnustatud, neile antakse kõige paremad asjad kõige enne kätte ja isegi nende käes ei ole AirPods, et oota nädal 2, et saada nüüd lõpuks kätte. Et see on äärmiselt kummaline ja siin võibki nüüd mõelda, kas asi on selles, et Apple on toomas ilmselt märtsi lõpus välja uued AirPodsid. Ma arvan, et asi on selles. No ametlikult öeldakse, et ei ole selles, aga seda öeldakse alati. Aga võiks, ilmselt me varsti neid uusi näeme ja siis ongi üsnagi loogiline, et nad neid vanu ei taha enam toota, riiulitele panna, pigem on masinad lükatud käima neid uusi tootma ja vaesed kliendid, kes veel tahavad, peavad ootama. No aga ma arvan, et on tark niikuinii oodata, kui me siin ise ütleme, et võib-olla mõne nädala jooksul tulevad juba uued, et et ära siis osta võib-olla praegu. No samas, kes tahab, see tahab ikka ju, ei saa oodata, äkki nii väga meeldivad läksid just katki. Ja siis pead elama 6 aega ilma näiteks. Teine tarbijauudis on see, et kui mõnel inimesel on veel kasutusel vana GPS-seade, mäletad, Mart, olid kunagi sellised tom-tommid ja ekraanidega autos. Ja oli küll, selline asi käis vahepeal. Ja mul on ka kuskil kapis olemas. Siis tuleb välja, et aprilli alguses tabab neid seadmeid, vanu seadmeid väike bugi. See on jälle keeruline, meil on täna väga keeruline saade. Aga kas lihtsamaid teemasid tõesti ei olnud? Ei olnud, jah, aga põhimõtteliselt on asi selles, et seal resetitakse ära mingisugune nädalate lugemise mehhanism seal sees. Ja põhimõtteliselt see võib tähendada, et kui su seadme tarkvara ei ole uuendatud, siis mingil hetkel kevadel hakkab ta näitama aiateibaid. Et arvab, et sa oled jumal teab kus kohas, aga mitte seal, kus sa oled. Vahva. Ja TomTom on andnud ka ametliku teate näiteks selle kohta välja ja ütleb, et kui su tarkvara on uuendatud sellel seadmel, et siis sul ei ole midagi karta, aga ma olen täiesti kindel, et need vanemad seadmed, nad võivad olla veel 15 aasta tagant tegelikult kasutusel mingitel inimestel ja nad ei ole neid ühendanud arvutiga, nad ei ole neid uuendanud. Et siis vähemasti teate, kui kevadel selline asi, võtate oma vana usaldusväärse TomTomi, millega te olete kogu aeg sõitnud ja ei tea enam, kus te olete, siis tasub vaadata, kas saab uuendada. Ja minu meelest oli väga lõbus uudis oli sellest, kuidas Apple'i juht Tim Cook tegelikult ikka kuulab inimesi. Ja ma vaatan, sul on ka see uue põlvkonna MacBook Pro, et kuidas sul klaviatuuriga on, Mart? Ei saa ausalt öeldes kurta, mul on vedanud selles klaviatuuri loteriis ja see töötab mul väga hästi. Ja, aga palju inimesi on, kellel ei tööta ja see jama on juba mitu aastat käinud ja siis ma tean, et Apple'i fännid on väga pahased, et kuidas siis on, et me juba mitu aastat lärmame ja Apple ei tee kuulmagi, et just kui nagu neil oleks kõrvad kinni ja silmad ka kinni ja nad üldse ei vaata, et mis internetis toimub ja mis maailmas toimub, et nad on ainult oma selle Apple'i maailmas, siis tuleb välja, et päris nii see ei ole. Sellepärast, et Apple'i juht Tim Cook käis hiljuti kohtumas Donald Trumpiga ja Donald Trump pöördus tema poole nimega Tim Apple. Aga kas Trump talt selle klaviatuuri asja kohta ei küsinud? Vaat seda me ei tea, võib-olla privaatselt kusagil küsis, aga igatahes kuna Trump nimetas Tim Cooki Tim Apple'iks, siis läks natuke aega mööda ja Tim Cooki kasutajanimi Twitteris muutus Tim Apple'iks. Tim Apple'iks ta kusjuures muutus ainult Apple'i kasutajate jaoks, sellepärast, et teiste jaoks ta Tim Apple olla ei saa ju. Miks ei saa? Sellepärast, et ta pani oma nimeks Tim ja siis selle Apple'i emoji, mis on ainult iPhone'ides.
Teistes telefonides näidatakse mingisuguseid täielikke aiateibed selle asemel, et kas lihtsalt valget kasti või siis mingisugust täiesti suvalist emojit, ehk siis teiste inimeste jaoks ta lihtsalt keegi tea mis. Okei, no vot, ühesõnaga, et see on tõestus sellest, et mingi sotsiaalne närv on ikkagi Apple'is olemas. et mingi suhe avalikkusega endiselt on nagu. Loodame. Ja teeme kiire põike ka Genfi autonäitusele, kuhu me muidu ei peaks võib-olla tegema seda põiget, aga see oli väga vahva, et Genfi autonäituse kõige kihvtim auto kannab nime Jesko. Koenigsegg Jesko ja tegemist on siis superautoga, mis ligi 500 kilomeetrit tunnis võib kihutada ja on siis road legal, ehk siis saab numbri külge ja võibki sõita. Need tehakse hästi vähe, need on hästi kallid. Ja minu meelest see on ajastu märk, et ma väga pealiskaudselt lugesin seda uudist. Ma olin jumala kindel, et see on mingisugune hüpersuper elektriauto. Tuleb välja, et ei ole. Et see on mingisugune... Retroauto, jah? Ei, no retroauto põhimõtteliselt, jah, seal on mingisugune, mina ei tea, V12 või mis iganes 5-liitrine V midagi on sees. Nii et minu pea juba eeldas, et kui mingisugune selline vinge asi välja tuleb ja kõik räägivad, et see on kindlasti elektriauto. Et ei olnudki. Aga huvitav on see, et selle auto istmed on tehtud Tartus. Tartus on üks meister, kes enne seal töötas ja siis... Töötas Koenigsegis. Töötas Koenigsegis, ja siis kolis tagasi ja lahkus töölt sellepärast, et ta ei tahtnud enam Rootsis elada, vaid tahtis Tartusse tagasi minna. Ja läks Tartusse tagasi ja siis tuli Koenigsegi ja ütles, et kuule, Imre, et tore on, aga et äkki teeks mõned istmed veel. Ja siis Imre tegi siis Koenigsegi istmed. Ja mitte ainult, vaid on ka mingisugune teine hüperauto nimega Hispano Suiza, mis näeb väga retro välja ja väga kihvt 30-ndate sellise disainiga. Ja ka selle sisu on Eestis tehtud. Nii et, aga ja veel üks uudis on, sina tead, Mart, kindlasti seda Eesti elektriautot Nobe. Jah, mis näeb välja nagu see legendaarne Reliant Robin või Robin Reliant või mis see auto, millega Jeremy Clarkson Top Gearis kunagi kogu aeg ümber läks. Kolme rattaga on ju. Ja, nii et see Nobe käis ka Genfi autonäitusel ja suur hulk maailma meediat korjas selle, kui väga kihvti, väga laheda näite üles. CNN Business ja Top Geari galerii ja igal pool, nii et eestlased on mõneti ootamatult automaailmas asunud ilma tegema, mille üle saab ainult rõõmustada. See on ainult tore. See on ainult tore ja selle toreda noodiga meil ongi ka väga tore tänane digitund lõpetada. Aitäh kõigile ja kohtume nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.